No nii, sõbrad. Tere teile kõigile, mu head kolleegid ja kõik, kes te vaatate minu videosid. See on ühe rekkane argipäev. Vaadake, mis juhtub, kui üritad süsteemile vastu saada, siis ühel päeval sa lihtsalt muutud vanaks, nagu mina. Ei ole midagi teha. Viimati lugesin Delfit, seal oli mingi Ukraina kohta, mingi, ma ei tea, keegi kuidagi mingi territooriumite teemal. Võtsin, vaatasin, lugesin, mul oli meeles, et neil on ka seal üks artikkel, kus Delfi võttis kohustuse mitte teha kliki pealkirju. Aga see konkreetne artikkel oli seal seda, kuidas territooriumite jagamisega seal keegi kaotas oma kodukoha, kus ta pärit on ja kus ta elanud on. Kaotas oma kodukoha. Aga siis, kui võtad artikli lahti, siis näed, et seal algab niimoodi rida. Kui tekiks territooriumite vahetamine, siis ta kaotaks. Ja vaadake nüüd, selline on see manipulatsioon, mis meiega käib. See, kui mina tõde rääkisin, siis näete, milliseks ma muutusin. Aga ei ole midagi. Lugesin täna 4 raamatut, ma saan tagasi ka normaalseks. Kui need fucking pühad, nii nimetatud pühad ära lõpevad, siis muutun tšahti jälle normaalseks. Täna ma pean kandma ennast sellisena, nagu ma olen praegu, hetkel. Aga ma olen optimist. Ja mind see ei heiduta. Ma olen teile kõigile väga tänulik, kes te olete mind jälginud. Mulle pöiad hoidnud, olete kommenteerinud. Aga praegu ma ütlen teile, armsad inimesed, kes te mind jälgite, kuulate, vaatate, võib-olla vahel on liiga karm. Aga ma olen alati ütlenud seda, mida ma mõtlen. Täna, 23. detsembril, vahetult enne jõule, kui käivad takapikud, siis mul on ka selline soov, et ka minu juurde tuleks takapikud. Aga ilmselt mitte kedagi ei tule ühtegi takapikku, sest takapikud ilmselt on ka kõik valitsejatega ühes mestis. Aga siiski võib-olla nad tulevad. Panen siia oma arve numbri. Teil on kõigil mind võimalust toetada. Kas või natukestki, kellel see võimalus on. Saab ka panna superaita, saab panna pöida, saab lihtsalt toetada sõnumiga. Kirjutate kommentaari, kui te mind toetate. Fakt on see, mina olla ei anna. Ja katsun teie jaoks olla olemas. Elu on raske, aga minu nägemus, ma nägin sellist ilusat pilti eile, kui ma käisin metsas. Ma nägin, et ühel päeval, järgmine aasta, muutub kõik. Võib-olla muutub kõik hullemaks, aga siis läheb paremaks. Tuleb meie
Eestisse uuesti vabadus. Mul endal on suur rauanuga, tegin selle teravaks juba, viingelt teravaks. Lähen teritan ka rikati ära endal. Ja kui on õige päev käes, siis ma lähen mäe peale. Ma loodan, et te tulete minuga kaasa. Kõik tulete kaasa. Selleks aastaks on palju läbi elatud. On sõidetud palju, väga palju. Nagu teie kõik olete sõitnud palju, kes enamalt jaolt mind jälgite. Minul isiklikult on selleks aastaks 150 000 sõidetud. Pluss miinus midagi sinna, aga väga palju. Ja täna on see päev, kus ma pean kodus istuma. Nüüd 3 nädalat pean kodus istuma. Sellepärast, et on mingid pühad. Ja siis ei ole tööd. Ei saa sõita, ei saa vedada. Mina tunnen täna seda tunnet. Aga teised inimesed, kes elavad igapäevast elu niimoodi, et lähevad poodi, tahavad midagi osta, siis ostavad, siis nad saavad karjuda, kuidas rekkamehed sõidavad ja on jumala päkid ja koodakad. Nad ei saa arugi, et need rekkamehed toovad neile sööki, toovad neile ehitusmaterjali, kõik asju toovad rekkamehed. Nad ei saa aru sellest. Mina pean olema 3 nädalat ilma tööta. Nemad keegi ei mõista seda. Nii et ma olen küll väga vihane. Aga siiski, kallid sõbrad, kellegi võimalust on. Te toetage mind. Üks kord aastas jõulude ajal. See toetus on mulle väga vajalik. Sest selle toetusega saan ma teha üha rohkem, üha võimsamalt ja ma saan ka võimsamaks. Vot nii. Ma olen sunnitud istuma praegu siin külakõrtsis, kus keegi minuga rääkida ei taha. Sellepärast, et need arvavad, et ma olen kuskil teisest ajastust. Võib-olla olengi teisest ajastust. Aga nemad ei mõista seda. Ja mina ei saa sellest aru, miks nad ei mõista. Nad ei tea, mis on Facebook, nad ei tea, mis on Instagram, nad ei tea midagi. Nad tegelevad oma asjadega, oma igapäevaste asjadega. Neil on mõnus, neil on hea. Mina olen siin kui võõras. Ometi, see on ajalugu. See on aastakümneid, aastasadu tagasi, kus ma praegu olen siin. Kõrtsus, külakõrtsus. Ja nemad ei tunne mitte lähemalgi määral huvi see, mis toob tulevik. Nad ütlesid, et selline, nagu ma välja näen, siis neid selline tulevik ei huvita. Ma rääkisin neile pensionitest ja värkidest ja nad kõik naersid mulle. Naersid mulle, kas sa oled lollakas. Jah, siis said inimesed sellest aru. Meile määritis see kõik jama pähe. Ja nüüd me elame. Nagu korvad. Issand küll, issanda jumal. Ükskord kargatab vimm. Uskuge mind. Aga
armastan teid siiski kõiki ja suured tänud, kes te mind jälginud olete. Kellel vähegi võimalik on, tahtmist on, siis haipige. Selleks on see, kus on YouTube'is vaadates telefonist, kui on, kuhu saab kirjutada just nagu kommentaari, selle püüite korraks kõrvale, seal tuleb haibi, pange haip. Võin öelda, eelmise kuuga teenisin 50 000 haibipunkti. Vabandust, ma ei tea, mis nende haibipunktidega peale hakata. Neid ei konventeeru kuidagi rahaks ega millegiks, aga vähemalt haibipunktid on olemas. Nii et, okei. Minu näitlemise oskused ei ole just kõige paremad, aga kallid rõkkamehed, kallid muidu vaatajad, ilusaid jõule teile. Ilusat vana aasta lõppu ja toredat uut aastat. Loodame, et uuel aastal tõuseb ka Eestimaa kohale päika, kus meie kulud vähenevad, tulud suurenevad ja lõpuks võime öelda, et me oleme ka happy, nagu tänapäeval öeldakse. Armastan teid. Ja kellel võimalus, arvenumber on olemas, tehke ka toetus. See on nagu jõulutunnel amatöörile. See on oluline moment, sest see ei ole jõulutunnel, kus on, korjatakse raha selleks, mis on meie maksumaksja poolt juba raha ära makstud, just nagu peaks olema makstud. See on lihtsalt puhtalt vabatahtlik. Panete Kalle Õjaste, number tuleb ja kingitus. Ja siis on kõik hästi. Ja ärge unustage tellimast, ärge unustage pöialt panemast ja edasi jõudnud muidugi haibivad ka. Ja muidugi on ka võimalus panna super aitäh. See on veel omaette kõik. Aga nii on. Nii et nüüd hakkame kõik valmistuma selleks talviseks perripäevaks, kui hakkab jälle valgeks minema, saabub uus ja helge aasta. Head vana aasta lõppu!